Tere hea kuulaja, kes sa oled avanud podcasti Keskea selginemine. Meie oleme Angela ja Riinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas oma igapäevast elu elada nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel. Täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Oodates und sa aina loed lambaid, kella siis vaatad ja krigistad hambad. Und aga ei olegi und. Tere, kallid kuulajad. Tere, Angela. Tere, Riinu. Kuidas sa magasid? No tänan huvi tundmast. Ma arvan, et sama hästi kui viimased pool aastat, ehk siis mitte nii hästi kui varem, aga ma ei tea miks. Aga tahad teada? Tahan teada. Uurimegi täna välja, kuidas me magame ja räägime unest. Ehk siis ka vanarahva tarkus ütleb, et hommik on õhtust targem, mis tähendab, et kui me oleme välja maganud, puhanud, hästi maganud, meie mõtted on selgemad, emotsioonid rahulikumad ja palju muud, mis siis tänasest podcastist ja meie siis külalisest teada saame. Ja täna siis räägime, mis toimub öösel, pimedas ja teki all. Ehk siis, kui me magame. Oleme kutsunud saatesse mehe, kes teab unest rohkem, on ennast kurssi viinud, koolitanud, uurinud ja nii palju kui mina tean, ta ikkagi uurib väga süviti ja põhjalikult. Ja otsime siis vastused oma küsimustele ja vaatame, mis tema siis leidnud on. Ehk siis tere tulemust, unecoach, koolitaja Timo Oja. Tere. Tere. Aga me teame, et sa oled unespetsialist, kuid räägi paari sõnaga iseendast. Kes on Timo Oja? Lühidalt võttes terviseentusiast võib-olla. Hästi huvitav toitumine, aga uni hakkas huvitava sellepärast, et oli endal selline pinnapealne uni. Ja kõige paremad terapeutid üldse ju on see, kes on läbi kogenud midagi kogemusnõustajad. Et siis ma hakkasin otsima ka enda jaoks lahendusi ja nüüd ma siis jagan inimeste jaoks. Ja võt nii, ma ei teagi. Ja teema on aktuaalne. Jah, aktuaalne. Kõik me magame, eks. Ja me kõik tahame välja puhata, aga teinekord me ei saa seda teha. Aga eesmärk ongi, et me siis hommikul oleks välja vaanud, et meil järgmise 16 tundi oleks võimalik produktiivsed. Mina nagu mõtlen selle võtmes alati, et mul on need rutiinid asjad sellepärast, et ma saaksin oma kehast ja vaimust maksimumi kätte järgmine päev. Mis point on muidu magada, kui välja puhka tegelikult? Ma arvan, et vist täitsa tavaline inimene, kes ei ole midagi une kohta ennem kuulanud, siis ta võib-olla ta ei teagi, et miks see uni on nii oluline või et mis need unefaasid üldse on, et äkki sa räägid nüüd natuke lähemalt sellest? Uni, kui me läheme magama, siis teinekord öeldakse, et magan tunnid täis, siis mul alati niimoodi hakkab kriipima, et ega see ei ole päris niimoodi, et uni, me liigume erinevatest faasidest ja lühidalt võib võtta niimoodi, et me magame kahes osas. Esimesed, ütleme, 8 tundi magame, siis esimesed 4 tundi sinu regulaarse unerütmi järgi, siis me oleme sügavas unes. Ehk siis 2 unetsüklit. Ühe unetsükli pikkus on siis 1,5 tundi. Ehk siis 3-4 tundi me saame seda kõige sügavamat, magusamat, füüsilised taastavat und. Ehk siis see deep sleep N3 uni siis. Ja teine pool öö osas siis tavaliselt ka inimestel hakkab unimine pinnapealseks, alates kella 3, siis hakkame üles ärkama, kes käib vetsus, minu vahepeal küll 3 siis, hakkab olema siis 60-90% meie unenägude unest ehk REM-unest. See on aeg, kus me näeme unenägusid, ärkame üles, genereerime ideid, teinekord ärkad töös üles, issand, ma lahendasin selle ära. Eks meie aju läheb 30% aktiivsemaks. Ehk me hakkame leiutama, lahendama ja sellel ajal ongi
rohkem seotud, siis see teine pool on vaimse tervisega ehk unenägude, une eesmärk või eesmärk on siis reguleerida emotsioone. Eks kõik, mis me näeme tegelikult, et seal tagataustal käibki see siukse emotsioonide sibula koorimine. Et kui me kogu aeg tunneksime hästi tugevat emotsiooni mingi sündmusega, siis meil on väga raske elada, siis see REM-uni ongi see, et ta siis aitab reguleerida meie amugdaalat, emotsionaalset taju. Ja teinekord, kui me saamegi vähem REM-und, siis me võimegi olla hästi väikse süütenööriga. Ehk siis soovitan kohe kuulajatele, et kui oled vähe maganud, ütle kaaslasele, tead kallis, ma magasin väga vähe, sain vähe REM-und ja ma võin olla väga, kuidas öelda, nähvav. Ma küsin kohe vahele, et aga kui ma näiteks ei näe kella pealt, mina nüüd jälgin juba pool aastat seda, et palju ma sain seda REM-und ja kuidas ma üldse magasin, siis aga kuidas inimene teab hommikul, ega ta tegelikult ei oska ju hinnata seda, et kas tal, millised unefaasid tal olid piisavad ja millised mitte? Mul on unemõõdik, Aura sõrmus, my precious. Nende miinus tegelikult ongi see, et kõik tehnoloogial on oma algoritm. Et mingid vennad taga ruumis panevad kokku, ütlevad, kuna sa oled seal, siis tegelikult neid ei tasu üldse vaadata. Sellepärast, et mul on Aura sõrmusega olnud see olukord, et kus ma olin aasta aega mõõtnud, näitas mulle, et ma magan 6 tundi 45 minutit. Ja siis samal päeval tekkis uus algoritm. Ma sain vaadata ühel päeval 2 algoritmi. Ja siis uus algoritm ütles, et hei, sa magasid 7,5 tundi. Ja siis mul on niimoodi, et seda ei saagi võtta niimoodi, sest vana algoritm näitas ka, et märkis mitu korda üles öösel, et siis tegelikult tekitab ärevust jälle meile kehasse. Kui me hommikul vaatame, et pekki küll, ma sain nii vähe seda deep sleepi, mu päev on pekki, siis kus see kohvitass on? Et see placebo-efekt on ka ju täiesti tõene värk, et siis seda ei tasu üldse vaadata. Mida vaadata unemõõdikutel on HRV ja pulsisagedus. Sest need 2 on tegelikult sinu näitavad seda taastumist kõige rohkem. Ehk siis, kui me mõõdame mingi aeg ära, siis see tehnoloogia hakkab näitama sinu nagu sellist keskmist. Ja selle järgi on hea siis vaadata, et kuidas sa taastud. Näiteks, kui minul on keskelt läbi, siis öösel pulss 48 lööki minutis taastumise ajal, magamise ajal. Kui mul juhuslikult läheb 60 peale, siis see on tegelikult signaal, et okei, midagi on ära. Teinekord on alkohol näiteks, väga hea on aru saada kohe, kas alkohol mõjutab kohe pulsisagedust. Ehk jood seal 2 pokaali ära, võib-olla veini, REM-uni hakkab olema kehvem kohe, sa ei maga enam ööd teises pooles nii hästi ja samamoodi, kui sa vaatad veel pulsisagedust, siis võib-olla see pulss ka veel siuke kõrgem just. Mina küsin selle REM-une kohta ka veel, et REM-uni on see, kus me näeme unenägusid. Ja see on normaalne, et iga öösel näed unenägusid. Mõned inimesed näevad, mõned ei näe, et see oleb jälle see inimene nii erinev. See on inimese eripärast pigem kinni, kui siis see, et me peaksime nägema, kui ma nüüd ei näe, et siis on minuga midagi halvasti või kui ma nüüd näen kogu aeg und, siis on minuga, ma ei tea, midagi halvasti. Pigem on jah, et pigem on ju parem, kui sa ei rääks, et ma tean inimesi, eriti kui naiste rahvad on emotsionaalsemad, see tähendab seda, et teie jaoks on see REM-uni rohkem emotsionaalsem või. Ja et see õde on mul siuke ka, et vahepeal ärkab üles nagu nii reaalne uni oli, vaata, mõnel on hästi siuke, kuidas öelda, kanalid lahti ja see alateadus on nii müsteerium tegelikult, et siis seal ei ole vahet, et pigem jah, ei tahaks näha jääks teinekord. Ja teinekord me näeme unenägudes mingit hammaste välja kukkumist või kukkumist ja neile pannakse ka mingid tähendused alati. Siis tegelikult siuke hea näide ka, et kunagi vaatasin Instagram stories'id enne magaminekut, vaatasin, kui keegi oli kuskil kontserdil 5 kuulamas, siis ma nägin unes 5 miinust. Et tegelikult see, mida me tarbime enne magamenekust, tuleb unenäkku kaasa, aga just selles mõtmes, et vahet ei ole, mis sa näed sellega, selle taga taustal toimub see vaimse tervise taastamine. Et selle unenägudel ei pea olema mingit seost. Aga kas neil on mingit seost? Kas sa nagu ise usud või sellesse, mida öeldakse, et nähes seda, et see tähendab seda, et on need tähenduslikud? Kuna ma olen tegelenud hästi sükse alateadusliku teraapiatega, ma olen konstellatsioonis käinud, siis kui see unenägu on korduv, kui sa näed kogu aeg mingit asja, mingit sündmus, siis võib olla seal on mingi trauma võib-olla või mingi olukord, mida oleks vaja siis otsa vaadata
ja siis mingi rännakul, sisemise lapse rännakul, et siis teinekord see une kvaliteet ju mõjutab hästi palju ka see, kuidas me kasvasime ülesse. Ehk siis ma tean juhtumeid, et kus lähedane inimene ütles, ta nägi väikse lapsena esimest korda mingi õudusfilmi. Ja vanemad ei selgitanud ära, et nagu, mis asi see on, kas see on päris, aga laps mõtles see nagu päris asi. Ja ta ütles pärast seda, nagu ta ei saanud enam valges magada. Ja mäletate esimese õudukaid, vanal ajal olid Elm Streeti luupainaja. Kujuta ette, kui me vaataksime seda enne magaminekut, et see magama, siis tuleb mingi kihvadega vendega ja lihtsalt killib ära, et see peaks see Elm Streeti luupainas on üks kõige õudsam asi, mida võiks vaadata, lasta nagu vaadata. Mina ütleks, et Siiludus juba oli päris õudne. Et meie need lapsepõlve multikad. Ja siis ongi see, et kuidas see närvisüsteem välja areneb, et see üks point on ka, mis ma nagu näen, et minul on pinnapesamoni, ehk minu närvisüsteem on natuke ärevam, võib-olla minu nagu see keskkond, kui ma lapsena kasvasin, ei olnud nii turvaline keskkond, analüüsides mingeid asju, et siis sealt tuleb hästi palju võib kaasa ka tulla juba. Kui nüüd mõtleme, me hakkame räägima kõigest nagu väga põhjalikumalt, aga selline küsimus, et miks uni on meile nii oluline? Kõik organismid magavad ja see magamise ajal ju keha taastub, see on ainult aeg, kui keha saab taastuda. Et kui me oleme praegu üleval, siis meie keha vaikselt lõhub ennast ja nüüd, kui me oleme välja lülitatud, siis hakkab kõik need protsessid peale. Aju koha pealt võtame näiteks arvutil on ka tarkvarauuendus ja tarkvarauuenduse ajal me ei saa midagi teha, et me vajame nagu shutdowni, siis meie aju on samamoodi, et uusi andmeid installida kõvakettale oma pähe, pikaajalisse mällu, siis me vajame seda pikale olemist, magamist ja neid unestaadiumeid, unetsükleid. Kas päevane uni on nagu selles mõttes võrdne öisunega? Ei ole. Ja sealt tulebki see ööpäevarütm. Ööpäevarütmina on ka, et me toodame teatud hormoonid teatud ajaga. Et meil ei ole võimalik niimoodi, et kui me magame 8 tundi päeval, siis meil keha ei tooda melatoniini. Melatoniin on pimeduse hormoon. Keha hakkab tootma siis 90 aeg, aga spordiuudised lõppevad, hakkame haigutama, anusäärist lõpetab ära. Peaks nagu magama vaikselt hakkame minema, keha annab märku, hakkab tootma. Ja selle samamoodi ka, et suvel me toodame vähem melatoniini kehas kui talvel. Ehk siis me praegusel ajal on seda und on nagu rohkem, aga suvel on jälle vähem. Ja samas me hakkame siis ajas kaotama melatoniini, ehk siis une kvaliteet keskikka jõudes me läheme järjest halvemini, hakkame magama. Ja toimuvadki mingid muutused. Mina nagu mäletan, et ma 38, ma käis mingi 35, käis mingi klõps ära. Ja ma tundsin, et ma hakkasin nagu märkama, et mu uni nagu kehvemaks näinud. Et meil toimuvadki bioloogiliselt need muutused, sest kuni 20 eluaastani me keha toodabki maksimaalselt doosi melatoniini. Et noored võivadki magada hästi pikalt olla ja eriti lapsed, väiksed ju paned neile õlale ja magavad lihtsalt, et oleks meile seda võimalust, aga lihtsalt ajas me hakkame kaotama seda ja teine taastav hormoon on kasvuhormoon, mis on siis meie luid kasvatab immuunsüsteemi juures. Rasvapõletushormoon on kasvuhormoon. Et sellepärast me 20-ndates ka võisime pidu panna, eks, magamata olla, sõime kõike. Aga nüüd jõuame keskikka, siis kõik see doosid langevad. See tähendab seda, et me peame rohkem hindama sellepärast, et me saame vähem kätte juba. Üks täpsustav küsimus, et kui sa rääksid pimedusest ja melatoniini tootmisest, siis kas me räägime nagu looduslikust pimedusest? Ehk siis nagu me ei räägi sellest, et teen päeval toa pimedaks ja kõik on... Ja ütleme, seal ongi see asi, et ikkagi meil on ajastatud, ehk siis isegi meil päike loojub väga varakult, et võiksime tootma hakata, ikkagi meil on see bioloogiline rütm, ehk siis 90 aeg hakkab tootma. See nüüd, ma ei saa öelda, et kõikidel on niimoodi, jälle see oleneb sellest kronotüübist võib-olla, et kes on nagu võib-olla rohkem öökull, hakkab natukene hiljem, aga see statistika arvan, et kuskil seal nagu paik on. Kas sa oskad seda ka selgitada, et see, mis kell midagi toimuma hakkab, eks ole ööpäeva rütm, aga tänapäeval on võimalus reisida.
ja siis ma lendan sinna kas 12 tundi ette või 12 tundi taha või 6 tundi ette. On mul ju see ööpäevarütm tükk aega sassis, unisassis. Kas see ongi sellest, et keha nüüd peab mitu päeva kohanema, et sinna kohalikku aega jõuda? Et mul see kõik, see eriti unerütm on sassis. Jah, meie keha ongi ennetusmasin. Et keha alati mõtleb, et kui täna oli nii, siis homme on samamoodi. Et me peame nagu seda aru saama, et seda juhtubki. Kui me teame kella keeramine, no, 1 tund aega ainult, aga jumala pekkis kõik. Üks kõige suuremaid rahvusvahelisi uuringuid ju ongi, kui kella keeratakse, võetakse tund ära, eks. Siis on see, et järgmise tööpäeva esmaspäeva hommikul on hästi palju neid südameprobleemiga on EMO-des. See on USA-s, Matthew Walker rääkis sellest, et see on nagu kõige suuremaid teadusuuringuid, et kus siis tekib kõige rohkem mingid ootamatuid miniinfarkte, eriti meestel. Ja just see ongi see hommikupoole, kui vererõhkumine tõuseb, seal 6-7 aega, siis võib ollagi see, kui vähe und, et siis võib mõjutada kohe. Täitsa uskumatu selline 1 tund, et kuidas see saab mõjutada niimoodi. Aga nii on ju tegelikult, ise ka olete tajunud seda? Mina ütlen ausalt, ei ole tajunud. Mind väga mõjutab see, eriti sügisel saab ju tund aega kauem magada, siis on nagu mõnus kohe, aga kevadel ma olen ikka mitu nädalat olen ikka niimoodi paigast ära. Ma olen tundetu. Siis ma käisin ühes lasteaias kunagi rääkimas uneteemal ja siis seal direktor rääkis seda olukorda kui märtsis, eks. Kui see tund ära keerati, siis lapsed läksid hullu, nagu selles mõttes, nad ei saanud kätte ja nad nagu nägid seda, see üleminek kestis nii pikalt, et lapsed sellest nagu tulid välja, kuidagi muutus energeetilises mõttes, nagu ei puhkanud nii palju enam välja, aga see kogu see nii-öelda lärm oli kohe rohkem lasteaias ja see kohe mõjutas. Aga siis jah, kui me vahetame ajavööndideks 6 tundi, siis võtabki aega seal võib-olla 6 tundi ongi, võib-olla öeldakse 5 päeva, võib-olla 1 tund, 1 päev. Seda ma mäletan küll, et kui kuskilt Ameerikast olen paar korda tulnud, et siis minu mälu järgi kusagil 2 nädalat ma taastusin sellest kõigest. Et mäletan, et see oli väga keeruline. Ja siuke hästi põnev uuring ka, mis toodi välja mõeldes nagu tervisele ja vähile. Et siis oli sikka olukord kunagi 80-ndatel, et pilootidel tuvastati nahavähk. Ja siis arvati, et umbes nad käisid juba rannaseks, nahavähk, päike. Siis tegelikult selguski, et nad vahetasid väga tihti ajavööndit. Ja see näitabki seda, et kui oluline on see unerütm selle koha pealt, et meie keha toodab siis tänu melatoniini ja kasvuhormoonile õigele ajastusele. Sellel ajal, kui nad on veres deep sleepi ajal sügav uni, N3 uni, siis meie keha immuunsüsteem toodab kaasasündinud immuunrakke NK-rakud, natural killer cells. Ja see on kõige tugevam kaitse kasvaja, viiruse, bakteri, nende haiguste vastu. Mille pärast see, et me võime võtta mingid C-vitamiine, mingid imeeleksiire umbes, mis siis boostivad immuunsüsteemi, aga meie keha toodab just seal sügavusunes sinu regulaarse rütmi kõige tähtsamat taastumise immuunkaitset. Ja nüüd on, kui me ajavööndid vahetasid, siis seal võib ka olla see, et täpselt nende kehad siis ei tootnud nii palju seda NK-rakke ja nüüd siis meie keha kogu aeg põhimõtteliselt loob neid vähirakke ja nüüd on see, et kas need hävitatakse ära või mitte, et kas nad väljuvad kontrolli alt. Ja sealt tulebki mängu see, mille pärast see ööuni, regulaarne ööuni on hästi oluline just immuunsüsteemile. Siis see mõte, mida me ka mõtlesime, et magad paremini, elad paremini, et see vastab nagu siis 100% tööle. Ma arvan, kõik teavad seda tegelikult. Ma arvan, igal pool räägitakse, uni on tähtis, sa pead magama, aga probleem ongi sellest, aga mul ei tule und, ma olen voodis, et mida sa räägid, ma tean, see on tähtis, aga nüüd see hirmutab mind, et mina nagu hästi palju just toongi välja neid tööriiste, okei, kui need mõtted kerivad, mida siis teha. Sest meie keskkond hästi palju muutunud, varem me istusime keskkonnas, kus oli plakatid seinal, meil oli kassettmakk, igavusest lehitasime koduantilat, hobihooli ja lõpuks lihtsalt ma olen magama ära. Ja nüüd meil on telefon, meil on mured, rõõm, kurbus on käeulatuses. Meie laes oli hõõgpirn, üks laualamp
ja muud ei olnudki ja nüüd ongi see lastetoad on võib-olla nagu kosmoselaevad juba, et see kogu aeg on muutunud lapsevanemad, eriti keskeas, et minu vanemad ei pidanud teha midagi uneteooriatest. Poiss, mine magama teist uppa ja magasidki seal, sest seal ei ole midagi teha, vaata. Nüüd seal, sa ei tea kunagi, mis seal toimub, aga samas vanemad peavad teama siis, et okei, kuidas see keskkond toetab magamist. Tuli meelde lapsepõlvest üks siuke seik, et ära sa ütle midagi, mida mina tegin lapsena. Ma olin teki all, tekk üle peal, taskulamp käes, lugesin raamatuid ja niimoodi, et vanemad ei näeks ukse alt, eks ju, valgust. Ja ma arvan, et tunde, et ega see ilmselt parem ei olnud kui tänane see arvutis olemine, et aga tuleks need ajad tagasi, et aga valgus ei olnud sinine. Aga ma küsin selle küsimuse, et uni oleks parem. Mis see definitsioon on, mis see ideaalne nagu olukord on, mis kell ma magama lähen ja kuidas ma siis ärkan või et 10 magama ja alles hommikul teen silmad lahti 6-7. Kaua ma peaksin magama, et nii-öelda mulle ei meeldi sõna ideaalne, aga siis see parim aeg mul täis oleks, sest neid numbreid on ju ka hästi erinevaid. Jah, et mida nooremad me oleme, seda rohkem vajame, eks. Mina nii palju nagu lasteunest ei räägi, aga siis täiskasvanutel öeldaksegi 7,5 tundi undeks. Sellest meil on 5 unetsüklit siis, öeldakse, soovitatakse. Samas on naised magavad võib-olla 20-30 minutit rohkem vajavad. Kunagi 2018, kui oli esimesed unemõõdikud, oli Fitbit. Ja siis Ameerikas tehtigi 1 miljoni inimesega ja siis selguski, et statistika põhjal oli naistel see rohkem magamist. Bioloogia muutub, tuli 28 päeva, meil on 24 tundi ainult meestel. See veel eriti. Aga siis ongi see kõige tähtsam üldse on see ajastamine, et sul peab olema see oma rutiin, oma õige kellaaeg magaminekult, sest võib olla niimoodi olukord, et kui sina ütleme, et lähed magama kell 11, magad 6 tundi, siis see uni võib olla isegi kvaliteetsem, kui sa lähed kell 1 magama, magad 8 tundi. Sest see on see, et meie bioloogia alati ennetab. Nüüd on see, et kui sa juhuslikult ei maga kell 11, siis bioloogia mõtleb, et okei, tavaliselt sa oled sügavas unes, me toodame kasvuhormooni melatoniini, aga nüüd siis sa oled kell 1, siis tegelikult sa ei saa toota seda. Aga sa ei hakka seda ka hiljem tootma, seda maksimumdoosi enam. Ehk siis, kui sa lähed kell 11 magama, saad võib-olla siis maga 6 tundi, okei, võib-olla saadki seal mingi 80-90, aga kui sa lähed kell 1 magama, siis saad tegelikult maga 8 tundi, aga sa saad tegelikult seda kasvuhormooni ja melatoniindoosi võib-olla mingi 60%. Selleks numbrid on lihtsalt toodud välja, et see ei ole mingi statistika, vaid ma lihtsalt üritan seda mõtet nagu anda edasi. Et teinekord see 6 tundi on isegi kvaliteetsem, võib-olla tajunud ka, et kui me läheme õigele magama, magamegi vähem, aga me funktsioneerime normaalselt ja teinekord on see, kui me kuidagi lihtsalt see pea ei tööta ja kõik sellised asjad. Ehk siis sul peab olema see aeg. Ja selle aja saavutamisel, sa lähed magama, siis peavad olema mingi rutiinid ja harjumused. Kas teil on rutiinid ja harjumused? Minul on küll. Kui sa nüüd nii küsid, siis vist mitte, ma ei tea, mis kes magama lähed või? Kas sul on nagu kindel ajastus, kuna sa magama, sa ütlesid ka, et sa praegu magad hästi kehvasti, siis palun just kirjeldagi oma nagu see ideaalis ma tahaksin teha seda kõike teistest inimestest ja asjaoludest lähtumata siis, eks ju, et hetkel on mul olukord, kus siis minu lapsed siis, kes on küll suured, aga me elame koos ja lihtsalt nad on arvutis ja siis me oleme liiga väikse pinna peal hetkel ja ma ei saa magama jääda siis, kui mina soovin, sest ja ma panen klapid kõrva, et minna magama, mis mulle tegelikult ei meeldi, aga see vähemalt summutab ära helid, on ju. Ja siis, ehk siis ma näen, et ma olen nagu natuke häiritud teistest asjaoludest ja ma ei tea, mis see ideaal oleks. Aga mida ma nagu mõtlesin on see, et kell 10 mul küll und ei tule. Et sellest ma olen aastatega aru saanud. Mul ei ole mõtet minna, ma olen läinud voodisse ja lihtsalt nagu mõtlen, mida ma teen seal, eks ju. Et 11 tundub mulle mõistlik. Ma arvan, tahaks loota, et seal ei ole nagu vahet, on ju. Et ma ei hakkagi ennem üldse seda, küll ma hakkan nagu, selles mõttes, et rutiinid on ju ka pesemine, see sättimine, juba see nagu arvuti kinnipanek ja mingid asjad. Aga ma miinusena toon kindlasti välja selle, et kui mul on igav, siis ma võin vabalt telefoni kruttida. Ja sellest tahaks nagu lahti saada, aga, või siis ma olen asendanud selle telekaga, sest et telekat saab nii vähe vaadata ja siis kui ma midagi tahaks vaadata, siis ma teen seda ka selle viimase tunni jooksul. Järelvaatamised, asjad, olulised saated, eks ju, eks me ikkagi vahin mingit ekraani. Nii et mul on halvad harjumused.
sa põhimõtteliselt tead, sa teed nagu võiks paremini, sest sa ütlesid ka mulle, et sa magad kehvemini. Aga mis takistab siin teha muutust või õigemini, et sa tunned, sa magad kehvasti, aga sa ei muuda midagi? Just seesama, et liiga palju lärmi on. Ma ei saa mind segavat, nagu oleks ma üksi, ma katsetaks kohe. Et ma ikkagi tean, et kui ta tulevad sealt oma tubotest välja, lähevad siis duširuumi kuskile, et ma ärkan kohe ülesse. Ma olen terve elu hästi pinna peal nuni on, pole võimalik hiilida majas ühtegi sammu ilma kohe nagu lahti oleks. Aga see on kogu aeg nii olnud. Emal oli ka. Nii et, aga see, ma jagangi, ma arvan sulle ühe tööriista, mida mina kasutan. Sa kasutad kõratroppi, ütlesid, eks? Ei taha, aga Kaitseliidu õppustest alates olen harjunud sunnitud. Minul on ka olemas, isegi müün e-poes, aga need kõratropid ei summuta kõike ja need ootamatud mingi plaksud, asjad, mina on ka hästi pinnapeasunega ja kui me teeme suvel ajal, eks siis on, kui inimestes on kella 5 klubi, eks siis kella 4 klubi on ka, teate, kes need on? Ma ei tea, me oleme 5 et kes vetsus käivad hommikul või? Ei, linnud. Linnus. Kui hakem peaks lahti olema, siis mina kasutan iga öö, ma olen isegi 2 aastat kasutan valgemüraseade. Mis see on? Huvitav? Esimest telekat mäletate, kui sahin hakkas peale, siis see ongi white noise, ehk siis, ja samamoodi vihma, kas sul vihmaga meeldib magada? Jaa. Et vihma samamoodi monotoolne, ja tegelikult annab samad sagedust ja white noise on tegelikult see siuke sahin ja see tuleb tegelikult, kui me olime ema kõhus, eks see oli ka siuke, see ei ole vaikus, see on mingi siuke sahin, eks. Et see on tegelikult siuke looduse hääl meile. Ja ma panen lihtsalt ühe seadme, beebidele näiteks ka white noise, valgemüra seade on väga populaarne, aga mina sulle kohe, kui sa ütled ka, sul on nagu uksed kopsuvad, siis minu jaoks on see lahendus, sellepärast eriti, kui ma lähen võõrasse keskkonda, siis ka liikumist hästi palju, siis white noise, tema heli on nagu nii tugev, et ta summutub ära need. Ta tuleb nagu mingist mujalt seadmest, mitte klappidest kuskilt? Jah, ütleme, et mul on nagu siuke 4-nurkne seade lihtsalt. Võib-olla panna, sa võid lihtsalt proovida näiteks, kas sulle sobib, paned YouTube'ist white noise ööseks mängima kas või. Aga igatahes uuringute koha pealt inimesed jäävad kiirem magama ja ta ei riku und, kui ta ei ole liiga kõvasti muidugi. Aga mina olen 2 aastat maganud, ma ütlen, et minu jaoks on see game changer, et eriti kui ta aitab ka mõtted välja lülitada, ehk siis mitte välja lülitada, võid suunata. Me ei saa vältida mõtted välja lülitada. Sa oled voodiseks pikali, sa mõtled, ma tahan magama jääda. Sa tuleb meelde mingid homme, issand tähtis päev, issand, ma pean nagu välja puhkama ja siis igasugust 1000 mõtet, siis pärdik hakkab välja, kui maailm magab, vaata. Siis see white noise ja see vihma heli, et kujuta ette, kas sul tuleb praegu mingi hetk, kuna sa vihmaga magasid. Kui te korra mõtlete, Jaa, reisil vihmametsas selles Amazonases, juba olen seal. Ja vaata praegu, ja sa hakkasid kohe, sul tuli naeretus suule, sul tekkis nagu lõõgastus, issand, see oli nii tore. Ja see helide eesmärk ja see white noise eesmärk on üks asi blokeerida, aga teine on see mõtteid suunata. Mina nagu panen selle tööle ja mul vahepeal ongi see, et mul hakkab minema sellest tuleviku ärevusse midagi. Ja siis ma kuulen, et vihm, kujuta ette, sa olid seal lapsepõlvest seal esimeses Opelis, magasid ja üksinda ja siis hakkas vihma sadama ja siis tuli see plekiklõbin, et mina olen alati sellesse hetkesse. Ja siis me tegelikult suuname nagu sellest mõtted nagu siukse kavalalt sellesse turvalisesse kohta, kui sa magama jääda. Ja sulle, ma arvan, oleks ideaalne kohe see seadme pärast kaup 24, kuskil mingi maksab 20 €, aga see võib muuta siin und kohe, näed, tööriistad kohe. Jaa, super, aitäh, et hea kuuleja ka, et kui sa vähegi tunned, et katseta, et kõik, mida üks spetsialist, mis nõu annab, mina ütlen, et tuleb proovida, et rumal oleks kuulata ja mitte katsetada, eks ju. Aga see on hea näide, mina sattusin ühte filmi vaatama, kus linnapreili siis sattus, auto läks katki ja sattus ühte külla, läheduses ei olnud ühtegi teist talu ja hästi vaikne oli ja kui õhtul pidi magama jääma, siis see vaikus karjus kõrva ja ta ei saanud magada, et silmad olid suured ja vähkres ühe külje pealt teise külje peale ja siis ta võttis samamoodi sealt kuskilt telefonist omale muusika ja pani linnaga ära. Ja magas. Ja sekundiga klõps magas, eks siis oma tuttavasse keskkonda tagasi, eks. Mul on selline küsimus, et ma aastaid ei kasutanud kõrvatroppe sellepärast, magamise ajal ma räägin just, et olin kuulnud kusagilt nagu unespetsialisti siis nagu juttu, et kui me paneme klapid kõrva öösel, siis aju lülitub just nimelt sellesse režiimi, et kuna looduses pole kunagi vaikust. Ja kui tema jaoks on nagu ära summutatud, siis ta läheb just sellesse ettevaatust,
ole valvel, võitle, põgene, nagu närvis, et see ei ole õige, et tegelikult sul peab tulema sinna looduse helisid. Ja ma aastaid, täitsa tavapärast nagu toas nagu on, et mingid, ma ei tea, külmkapp teeb häält või no mis iganes, eks ju. Et ma aastaid nii-öelda keeldusin sellest, et see on ka see, et kui keegi norskab kõrval, siis tahaks ju kuidagi magada, et tahaks klappe, noh, ma ei pannud. Aga nüüd lihtsalt tänu sellele mõne viimasel aastal ma hakkasin neid kasutama ja ma reaalselt kasutangi, aga mulle ka ei meeldi see vaikus peas. Ma tajun kohe ära selle, et ma olen täiesti summutatud ja see vahepeal hoiab mind niimoodi nagu üleval, nagu korraks nagu üleval, eks ju. Aga mingi hetk sa saad aru, et sa saad magama jääda ja niimoodi, et kas sa tead, vastab see nagu tõele, mis see aju teeb, kas see tõesti töötab nii? Ma ei oska vastata, pole niimoodi mõelnud. Mina nagu mõtlen selle, et ma saan magada, et mida siis selleks teha, et samamoodi see, muidugi kui ma kasutan seda 2 aastat seadet, ma ei suudagi jääda, vaata. Aga ma nagu lepingi sellega, sest ma puhkan välja, ma tunnen hästi, siis mis ma peaks muutma tegelikult. Ta ongi nagu minu nagu see, kui see aju tahab ka neid rutiine, eks ju. Et kui sa teed mingeid asju, siis aju saab aru, okei, et rutiini tähtsas, et aju hakkab aru saama, et nüüd on magamine, kogu aeg nagu hambapesu. Me saame aru, laps peab hamba ära, nüüd peab magama minema, siis ajul on ka aja teada anda, et kõik on turvaline, sa peaksid nüüd laed maha ennast, need on sinu rutiinid ja kui me läheme voodis, siis me jäämegi magama. Ütles ka, et vaata voodi on magamiseks ja seksimiseks. Et seal telekat vaadata, siis tekib see olukord, et mina tegelikult muutsin seda, muidu lugesin raamat voodis. Ma arvasin, et see ei ole, aga nüüd kuidagi ma olen selle ära muutnud, et ma loen diivanil õhtul ja siis lähen voodisse magama. Ja ma tunnen ikkagi, et nii on parem. Et kui ma muidu loen, siis kuidagi siuke voodi läheb juba soojaks, oled seal voodis, eks, aga nüüd kõige mõnusam ongi, sa oled teises toas sinna voodisse, siis on siuke mõnus teki alla lähed ja see nagu oledki, see ongi nagu magamiseks see koht. Seda ma olen muutunud näiteks ajas, ma olen aru saanud. Aga mis rutiine nagu veel on, et võib-olla ma isegi ei tea, et mul on need rutiinid, mis oleks head nagu magamiseks? Ma mõtlesin korra seda ka, et kumb see just nende rutiinide juurde tulles, et kui halb uni on sul nagu päevasest elustiilist, eks ole, et ma olen halbu valikuid päeval teinud, magan kehvasti, nüüd ma ärkan üles, nüüd ma olen ikka jälle pire, nüüd ma olen veel emotsionaalsemaks kehvasti maganud, mis viib selleni, et ma õhtul päevategevused mõjutavad und, eks ole, et ma kuidagi satun sellesse oravarattasse, et jah, et kust ma siis nagu nende peale hakkan, milliste tegevustega. Ma käisin nädalavahetusel, olin 3 päeva, oli üks retriit linnas ja üks Kundalini jooga spetsialist, kes on 25 aastat tulnud ja me tegime hästi palju erinevaid hingamispraktikaid, hingamise meditatsioonipraktikaid. Ja ta ütles hästi hea huvitava metafoori ka, et kui keha on nagu laps, ehk kui mõtleme ka ajulise koha, sisaliku aju, meil on nagu hästi primitiivsed ajuosadeks, siis hingamine nagu ema. Ehk hingamine saab reguleerida keha. Ja teinekord meil on selline olukord võib-olla olnud, et mõistus on väsinud, aga keha ei jää magama. Ja see seotub närvisüsteemiga. Ja nüüd on see, kuidas me seda närvisüsteemi saame reguleerida. Me ei saa mõelda rahulikuks ennast, mitte kunagi. Me saame hingata rahulikuks, sest hingamine on nagu ainuke signaal kehale, et nüüd on okei. Töötleme välja kortisooli, eks siis sügav hingamine, hingamispraktikad enne magamist on hästi olulised ja kuidas siis hingata? Kasti hingamine populaarne, kasti hingamine, box breathing siis tuleb Ameerika sõjaväelaste seast, ehk siis sõjas inimesed, kui saavad rahulikuks, on ka, et me hingame 4 sekundit sisse, hoiame hinge kinni 4 sekundit, siis hingame uuesti välja, hoiame jälle hinge kinni, käib süke ringeratast. Teine võimalus on lihtsalt sügavamalt hingata välja 4, 5, 6. 4 sekundit sisse, 5 sekundit hinge kinni, 6 sekundit välja. Ehk mida pikemalt välja hingame, seda kiiremini läheme parasümpaatilisse närvisüsteemi, mis on see rahuseisund. Ja parasümpaatiline hingamine rahustab meie vaakusnervi, siis uitnärvi. See on otseselt seotud meie siis rahutundega. Ja see joogaõpetaja veel soovitas sellist, et iitses ajas, et 4 sekundit hingata sisse ja siis hästi pikalt jälle välja, et niimoodi.
et see ka hästi, et see siuke hästi pikk, aga põhiliselt point, mida ma näen kõigest sellest ongi, et seal on nagu see sissehingamine näiteks ninaga sisse, ninast välja, aga siuke korraks hinge kinni hoidmine ka veel ja siis pikemalt välja. Et need on nagu siuksed head praktikad. Aga seda peabki harjutama, vaata kõige asjaga see, ma räägin praegu ära, nüüd on see, et sa lähed koju, okei, Timo rääkis midagi, ma olen siin voodis, ma teen korra, ei tea, ei mõju, vaata. Ei mõjud. Ei tea, kurat ei jää, et see vajab nagu siukest hästi esmalt nagu läbi treenimist, et mina nagu käisin seal näiteks, et sa lähed kuhugi teadliku hingamise mingi kohta, eks, et sa saad nagu mingit juhtnööri konkreetselt teed läbi grupis, et kui ma praegu ütlen selle koju, sa paned mingi YouTube'is midagi teed, aga see ei jää sulle kehast, sest sa ei ole tundnud seda muutust nii palju, et see nagu minu jaoks, kui ma käisin 3 päeva ära seal, üks naisterahvas ütles ka, ma küsisin temale, et noh, meil oli hästi palju hingamist, 15 tundi, reaalselt 15 tundi me istusime, ma pole kunagi elu seest nii-öelda rätsepa istmes nagu istunud, vaata joogaasted, nagu ja mul üks puus on eespool ka, et mul läks kogu aeg üks pingesse, sest otsisid seda asendit, see on nii ebamugav ja siis sa pidid hingama. Ja see oli hästi äge see, et ma olen kodus teinud nagu Wim Hof hingamist, et keegi ole kuulnud või? Ja. Et see on nagu lihtsalt statiline, aga seal oli see, et me panime keha liikuma, istusime ja me hakkasime nagu muusika saatelt oli hästi siuke playlist ka, et nagu see rütm tekiks. Kui me mõtleme korra, meile meeldib kiikuda. Ja kiikumine on ka siuke sünkroolis, me hakkasime tegema keha liikutuse alla niimoodi, et istud ja siis hakkab keha ette liikuma, hingad nagu keha eespool hingad välja. Tahaks praegu pilti näidata või? Et me hakkame nagu keha liigutama ja see oli nagu hästi huvitav, kuidas nagu, et asja kombineerida, ma pean siis praegu tegema. Ja siis me kuulame muusikat, liigutan keha ja selle hingamisega tekib see, et me suudame mõtted ka välja lülitada, ehk siis me ei saa mõtted, me saame suunata, aga hingamine nagu võtab ära, kui meil on see rütm, muusika, siis meil nagu aju on natuke põnev, aga samas ta juba mõjutab meie närvisüsteemi, et see oli minu jaoks nagu hästi põnev, et kui ma olin vahepeal varasti teinud seda staatilist, et nüüd ma nagu, see on nagu siuke uus nagu tööriist. Ja üks inimene, kes ütles 2 kuud pole normaalselt maganud, siis ütles ka, et peale seda 3 päeva ta nagu magab paremini ja see on see närvisüsteemi reguleerimine. Ja see, ma arvan, ta ütles ka, et sama joogaõpetaja ütles, et tänapäeva ühiskonnas see on kõige tähtsam omadus ongi oma närvisüsteemi tugevdada ja osata reguleerida. Läbipõlemine, stress, see ongi see, me ei oska oma keha nagu seda stressist vabastada. Me läheme trenni, aga trenn on ka stress. Jõusaalis pump on ka lihased praegu, see on stress tegelikult. Aga nüüd me peame tooma seda teadlikkusse, mis see tegelikult keha lõgastab, nagu, kuidas me suudame seda teha. Nagu. Selline küsimus, et mõtlen 2 nädalat tagasi, äkki 3, mul oli kõige raskem eksam, siis ma läksin kooli, anatoomia eksam ja siis ma ka magasin, tundsin, et magasin nagu üldse õppeperioodil nagu halvemini, aga ma ei tundnud ärevust, ma olin täiesti rahulik. Ma nagu omast arust tunnen iseenda kogu seda sisu nagu päris hästi ja mida lähemale see eksam tuli, ma ei seostanud enne, et siis ma magasin järjest halvemini ja siis sellel eelõhtul ma reaalselt ei maganud, aga mul ei olnud mitte mingit probleemi, ma ei olnud ärevuses, ma ei kartnud eksamit, mul ei olnud mitte midagi. Ma lihtsalt olin seal nagu voodis ja mõtlesin, miks ma siin olen, tõusin lõpuks kell 2 üles, panin teleka käima, lihtsalt und ei tulnud. Nii kui eksam tehtud oli, ma magasin. Ja magasin ilmselt nädal aega järgi kogu aeg seda mingit asja. Aga kust ma saaks aru? Ma ei tulnud kordagi, et ma oleksin nagu ärevuses või et stressis, aga ilmselt ju olin. Nii, aga mina teadlik inimene, mis teevad need, kes ei saa üldse aru, või kes pole kunagi mõelnud selle peale pigem. Mingi seos. Võib seal olla selles mõttes nagu, või tähendab, mitte seos isegi, vaid et kuidas siis ära tunda ja kuidas siis seda aidata. Hinga. Et see on, selles mõttes ma tean, et tagantjärgi hea öelda. Mul on ka siuke olukord, ma mäletan, et mul oli tähtis pildistamine tulemas. Ja siis oli ka see, okei, ma pean välja puhkama. Söön kõik asjad ja siis on see, et lähen magama ilusti kell 11, siis plõks kell 2 silmad lahti. Pekki küll, ma pean magama minema. Lähen magama, siis ärkad kell 3 ülesse. Issand jumal, mul hommikul silmad paistes, et see alateadlik stress on nagu selline asi, mis
mida teinekord ei olegi võimalik, ehk siis mul on tähtis asi, me magamegi kehvemini. Aga mida siis saab teha, samamoodi vaid teleka käima, vaid ongi hingamispraktika, siis kuulata meditatsiooni, ehk siis meil on võimalik ikkagi sellega kuidagi toime tulla paremini. Teine asi, mida on nagu ma soovitan veel isegi toitumise seos võib olla hästi suur. Et mina saan õhtuti kell 8 küllaki siuke toekamalt ja ma olen hullult jälgima hakanud, et kuidas õhtusöök mõjutab minu und. Ja näiteks see, kui ma söön õhtul kell 8 riisi, siis minul kell 3 võib toimuda ärkamine. Ja ma tunnen nagu, et okei, midagi on, uni on nagu pinnapeasem. Aga kui see on kinot näiteks, siis on hoopis teine jälle. Ehk siis, ja teinekord mul oli siuke näide ka, kui ma nagu unecoachingut alustasin, pidin tegema proovitööd, kliendi nõustamist ja minu poole pöördus naine, ütles, et ärkab 1-2 üles ja ta 2-3 tundi vähkleb voodis, enne kui magama jääb. Ja siis ma andsin ka talle igasugust nõuandeid ja ma küsisin ka õhtusöögi, mis kelle sööd, see on mingi 6-5. Siis ma mõtlesin, et too natuke hilisemaks seda ja mingi elektrolüüdika sisse, eks magneesiumit ja mingid asju. Ta ütles, see muutis. Eks kui me liiga vara sööme, siis meie keha hakkab öösel tootma kortisooli võibolla. Kortisool on stressihormoon, ehk kui mul tühi kõhtu, ma ei saa magada. Mina ei saa vähemalt. Et naistel ja meestel on erinev, eks, kes käib rohkem trennis ja tühja kõhuga mina ei saa magama minna. Eks. Ja siis ongi see, et märkame kell 2 ülesse, võib-olla 2-3 ja me tunneme, et mu mõte ei keri kuhugi, eks mul ei ole ärevuses, aga sa tunned füüsiliselt kuidagi, et ma ei saa magama jääda. Siis see näitabki keha võib-olla seal, näiteks diabeedikutel, siis saab hästi sisse tuua, et mul oli 2018 oligi selline olukord, et ma olin eeldiabeedi seisundist, ma ise ei teadnud seda, aga minul oli sellised sümptomid, kogu aeg nälg, iga 2 tunni tagant ma tahtsin süüa, ei suutnud keskenduda, toidukoomad kõik ja öösiti oli ka märkasin üles ja mõtlesin, et miks ma üles ärkasin. Siis mõtled, mul on kõht tühi, siis läksin kuskil 2-3 võtsin mingit kodujuustu või juustuviilu, lähen uuesti magama. Ja see nagu seostub sellega, et meil võib olla kergelt kujunemas diabeet, ehk siis veresuhkru probleemid ja öösel nii-öelda siis ka ongi 3 aeg, kui meil juhuslikult glükogeeni varu hakkab tühjaks saama, glükogeen on siis varuaine meil maksas ja lihastes, siis keha hakkab ju vaikselt ka tootma kortisooli, eks 3, kui meil lõpeb ära see sügav unifaas, melatoniini jääb vereringesse, aga keha hakkab siis tootma vaikselt 3-4 aeg seda äratushormooni kortisooli. Ja kui meil ongi näiteks veresuhkruprobleeme, siis seda kortisooli tekib veel rohkem. Ja samamoodi, kui stress on alati stress, siis samamoodi. Et siis näiteks, mida ma soovitan, et võta näiteks midagi head rasvast, et kui sa ärkad ülesse ja võib-olla sa tunned, et kehas toimub siuke rahunemine, siis kui me sööme, siis meil keha toodab serotoniini ehk õnnehormooni, et peale söömist on alati parem olla. Siis mina olen teinud sellist, et kui ma tunnen, et kurat, mul on kõht tühi, ma tunnen, et füüsiline, siis ma võtan mingit natukene kookosrasva võib-olla või siis kookosjogurtit, kellel on mingi laktoosiprobleem, eks, või siis kreeka jogurtit, isegi oliiviõli on pannud vee sisse ja natuke mineraalaineid, eks natukene anda kehale nagu sellist, et midagi, mis siis aitab seda kuidagi parandada seda olukorda, et seda kortisooli ei oleks. See isiklikult tundub mulle öösel üldse midagi suhu pista või üles tõusta tundub täiesti absurdne, aga see on puhtalt ilmselgelt isiklik, sest et ta olen kuulnud, et väga paljud teevad seda ja see on nagu normaalne töine väike amps võtta. On ju. Aga kui nüüd rutiinidest rääkida, siis et kas näiteks osadel on siuke õhtune tee joomine, mis juba nagu mingi selline taimetee ja siuke nagu ettevalmistava magamiseks, et kas need ongi kõik nagu puhtalt isiklikult endal välja siis juurutatud, et mis mind aitab või on ka midagi sellist, mida saab siis nagu soovitada peaaegu kõigile? Jah, kindlasti on see, et ma ei tea, teejoomine, mina nagu ei ole teejooja, aga et ma tean, et on hea uneteed, põhjale teed oled hakka muuda hea koostööd, siis ma ütlesin, et ma ei ole teed joonud, ma ei ole nagu see, mida ma kindlasti tahan nagu tuua, mida toitumisnõustajad võib-olla nagu ei saa aru, et räägitakse, et toit sisaldab melatoniini ja siis mingi kirsimahl ja kiivid. Siis üks asi see, et me käbinäärmi tootab melatoniini une jaoks. Et see, kui me nagu praegu sööme 2 tundi enne magaminekut seda melatoniirikast toitu, siis see ei mõjuta meie une tootmist. Et seal on nagu
düsbalants selle koha pealt, et umbes kas ma peaks siis kirsimahla enne magaminekut jooma, suhkrujooki jooma enne magaminekut või süüma puuvilja fruktoosi enne magaminekut, minu soovitus, miks peaks? Et see ei ole nagu käbinääri toodab meile uneks seda hormooni, sa võid päeval süüa, aga kui niimoodi läheneda, et sa toid seda melatoniini, siis kindlasti nagu mitte juua, nagu mida me olen öelnud, et ärge jooge nagu suhkrust jooki enne magaminekut, see võib viia seda veresuhkruga rohkem mängima hakata öösel, võib olla see probleem. Muus osas täpselt, kes joob teed, eks no kohvi ei ole mõistlik, kuigi jälle, kui ma koolitustel küsin, et tõstke käsi, kes saab magama minna, kui ta joob tund aega enne magaminekut kohvi, siis mina mitte. Et siis ma selle koha pealt üldse ei räägi, kuigi nagu uneteaduses seal räägitakse, et alates kella 3 nagu ei tohiks juua enam, siis eestlaste pidi hea seedimine olema selle kohviga ja see ei ole ka mõjunud tundnud, et kuidagi kohvi mõjutaks und või? Ta ei mõjuta, sest mina ei joo ka hommikul kohvi, vaid ma hakkan kohvi jooma alles päeva teises pooles, et ma ei ärka kohviga üles. Aga selles mõttes, ja sulle ei mõjuta und, et see nagu, ei. See väga huvitavat ikka, et kuidas nagu suured teadlased räägivad, et umbes jätta ära Huberman ja väga kõva häälega ei saa rääkida, tulevad uurima, mis toimub sees. Et siis et kõige parem, kuidas teada on unemõõdik, ehk siis kui ma sinuga nagu tahaksime teada uuringut teha, siis reaalselt ongi, et ma ei tea, 5 päeva ei ole kohvi joonud ja nüüd paneme kohvi otsa, vaatame nüüd, kuidas seda palju pulss on, HRV, kas on muutus toimud, siis saab öelda, et see oleks huvitav teha nagu vaata, et ma arvasin, et mul kohvi mõjuta ja siis tuleb välja, aga sa oled ka väga teadlik toitumisnõuste ja terapeut isegi vist. Et see nagu huvitav, et siis mind ka kindlasti mõjutab ja olen mitte üldse maganud, aga samas mõtlen, et mingitel, jällegi oleneb situatsioonist, et vaata, kui sa oled kuskil peol ja veel, seal on ju kõike muud, eks ju, võib-olla ka alkohol ja võib-olla lihtsalt tull pidutsemine, sa oled lihtsalt väsinud, eks ju. Et siis ma nagu ei saa aru, et kuigi ma võib-olla jõin 3 kohvi ka, et aga ütleme täitsa tavasituatsioonis ma asendasingi kofeiinivaba kohviga õhtul, kui mul tuleb isu, et siis see laseb mul magada. Nii et okei. Aga juurdevõetav melatoniin? Jah, kui me keskikke jõuame, meie keha toodab vähem. Mõned, ma tean, mingi biohäkkerid siin, üks tuntud Siimland, siis tema nagu võtab isegi, ta on mingi alla 32 või mingi taolist just. Siis ma nagu imestan, et kuidas nagu võtta, et kuidas see, ma ei ole nagu seisukohta nagu saanud, kuigi nagu kõik räägivad seda, et ikkagi melatoniin on hormoon. Ja kui me võtame mingit hormooni, siis meie keha hakkab vähem tootma, ta ei tooda rohkem. Ja siis tekib, kui me võtame 7 päeva ära või rohkem isegi ja jätame ära, siis keha võib tekkida see olukord, et et ma praegu ei tooda veel, sest ma sain arvatavasti. Nüüd võtab võib-olla mingi 7 päeva aega, sa ei saa magada normaalselt, sellepärast su keha pole harjunud uuesti tootma hakkama. siis võib tekkida siuke nagu olukord, et sa oled nõiaringis sees. Sa oled nagu sõltuvuses sellest, et sa pead võtma juurde midagi, et keha toodaks. Või keha õigem saaksid magama jääda. Ja selle koha pealt veel see, et melatoniin, ta ei aita sügavalt magada. Ta viib meid sinna võib-olla kiiremi unne, aga see ei tähenda seda, et sa magad öösel nagu hästi. Et see ei ole nagu see, et seal on veel see teema ka. Aga kas sa üldse soovitad oma, annad soovitustes nõu midagi nagu juurde võtta, et mina ise olen kasutanud siis safranit, jah? Et nagu närvisüsteemi rahustamiseks, et ma saan aru, et ma ei maga sellepärast hästi, et mu närvisüsteem on natuke ärevil. Et mitte, et ma ei võta nagu magamise jaoks otseselt, nagu ma ei mõtle seda nii, aga et lihtsalt iseenda rahustamiseks ja see on ka mitte alati, et see eksamipäeval ta mind ei aidanud. Aga muidu ma olen tajunud väga hästi, et see aitab mind ka paremini magada. Et kuidas sinu soovitused nagu selliste asjadega? Mida ma ise kollageeni võtan? Kollageeni sisaldab glütsiini. Glütsiin aitab kehal temperatuuri alla tuua ja me tahame madalamat temperatuure. Et siis ma õhtuti vahepeal kollageeni võtan natukene joon. Magneesium kindlasti. Magneesium glütsinaat on selline tavapärane. Ja see glütsinaat siis otseselt on seotud siis selle närvisüsteemiga aitab. Et magneesium 2 erinevat sorti. Et see põhiline magneesiumvesi, mis on tsitraat on lihastele. Kui esineb näiteks siis rahutud jalgu, krampi, siis oleks see. Asfakanda puhul on see, et seal on 2 äärmuses inimesed.
ehk siis rohkem uuringud on tulnud juba see, et et ta ei ole nagu nii hea pikalt võttes, et kuna ta siis langetab kortisooli, võib-olla siuke loidust rohkem, aga enne magaminekut võib-olla päeval nagu siis tekib loidust, aga võib-olla see on ka variant, et seda ma tean, et inimesed on saanud kasu, aga samas on jälle teiste äärmus ka veel, kus tal nagu üldse negatiivselt pigem. Kaba on siuke huvitav, kaba aitab siis närvi impulsse vähemaks õigemini mõttetegevust aeglustada, et kui meil kogu aeg see mõte kerib, et siis see kaba nagu toob nagu siukest rahuseisundit võib-olla, meil on kabasüsteem ka siis kehas. 5 ATP on nagu selline huvitav, mul õde vahepeal võttis, kui tal oli ärevuse probleeme. 5 ATP on eelaine siis serotoniinile ehk õnnehormoonile ja sealt siis omakorda toodetakse melatoniini. Et siis me saame trüptofaanist toidust saame siis eelainet, see tehakse 5 ATP-ks, siis serotoniiniks ja siis melatoniiniks. Et siis see 5 ATP on ka huvitav. Mida mina näiteks, kui mul oleks nagu probleeme nagu sellise kerge depressiooniga, ma ei taha antidepressanti võtta, siis mina võtaksin võib-olla 5 ATP-d. See on minu isiklik see lähenemine, kui peaks olema selline. Sest antidepressandid ka ju tõstavad serotoniini, eks, siis 5 ATP ka nagu aitab seda. Et eraldi serotoniini soovitata võtta. Et seal siuke peas on nagu siuke teooria. Põhimõtteliselt peaks siis igaüks ise ära katsetama, mis talle nagu sobiks, et ta võiks, et enne kui midagi kangemat kuskilt lasta välja kirjutada, et siis võiks alustada nagu katsetamisest, jah? Mõtleme, ma olen ka võtnud kõik, ma ei ole tajunud seda. Ma ei tea, mõne inimese kohe, et glütsinaat, jumal kohe aitas, et see on väga individuaalne. Aga lõpuks selle kõik lähebki selle närvisüsteemi peale. Eks tegelikult me peame mõistma, kuidas seda reguleerida. Hingamine, hingamisharjutused on tegelikult see retseptivabad lahendused, sest muidu me kogu aeg jääme sõltuvuses, me peame võtma, meil tekib placebo-efekt, et ma teinekord on võtnud sellepärast ka, et ma nagu natuke tean, et kui ma võtan, võib-olla magangi paremini. Et see on ka reaalne nagu teema, nagu, et me võtame tegelikult asja, nii palju asju, ma tean ka mõni inimesed, kes võtab mingi erinevad tablette, siis mõtlen ka, et nagu milleks nagu, või mis päriselt silmad on paistes alt. Et siis ma ka, et hästi, kuidas ma tegelikult saame aru, kuidas inimene magab ja taastub silma alused. Kui ma hommikul vaatan peeglisse, siis tegelikult ma saan aru. No ma saan aru ka, kuidas ma magasin kohe alguses, aga need reedavad. Näiteks alkoholiuni on kohe silmad on all paistes, sest meil alkohol surub ka kasvuhormooni alla ja kasvuhormoon ongi tegelikult meie iluune retsept. Ehk siis tema toobki meile kollageeni sünteesi. Ehk kui kasvuhormoon on kõrge, siis hakkab esinema kollageeni süntees. Ehk siis, kui me tahame nooruslikult olla, me võime süüa seda kollageeni sisse nii palju, kui me tahame, aga kui me ei saa seda sügavat tund kätte oma regulaarsel ajal, siis lõpuks ikkagi ole, et nahk on nagu kohe koledam ja kõik see. Ehk siis, kui me tahame väärikalt vananeda, nagu tänapäeva hästi popp sõna on, siis kasvuhormooni ehk siis sügav unefaas, mis hakkab õhtul ja oleks juba 10 minna voodisse. Ei, 10-11, mõnel on 12, aga mina nagu arvan, see 11, et öökullid, me võime rääkidagi täpselt nendest mütidest, et meil on nagu kroonotüüpidest räägitakse, on siis Matthew Walker toob välja lõoke, öökull ja siis on Michael Breus toob välja, et 4 tükki on siis delfiinid, kes on nagu need rahutud magajad, 10% elamiskonnast, siis on karud, lõvid ja hundid. Hunt on nagu see õhtuinimene, eks, karud ongi see 6-7 ärkavad, lõvid on see, kes kell 5 on siis kella 5 klubi inimesed, et siis ärkavad üles ja läheb kell 10 magama juba, no. Et juba, aga me muutume. See lõvi on nagu, mina olen praegu karu, aga võib-olla ma siin 20 aasta pärast olengi lõvi, sest me hakkame vähem melatoniini tootma ja olemegi siis nagu mu vanaema oli kell 9:30 kustus, panin tule kustu, kui ma külla läksin AK uudiste ajal nagu ja kell 5 hakkas ajalehti siis tooma korterist. Nii, kes see hunt oli? Ma tahaks hunt olla. Hunt on nagu öökull, siis et hunt on nagu see, kes läheb kell 1 magama ja ärkab. Kahju, ei. Aga siis siuke teadlane nagu doktor Panda, kes hästi palju seda ööpäeva rütmi uurinud ja toitumise koha pealt, siis tema tegi katsed ka, kus oli kolledži õpilased, kes olidki siis öökullid, läksid vist 5 päevaks metsa, tehnoloogia, kõik oli ära võetud, elus tuli ainult ja mis selgus, nad läksid nagu leokeseks. Ehk siis tänapäeva see keskkond, me paneme endale tiitli, et ma lähengi nii hilja magama, aga ma ei puhka kunagi välja, hommikul ärkad üles, võtab kofiini, siis tegelikult on see nõiaring. Et kui me saame rutiinid paika, siis me võib-olla hakkamegi varem magama minema.
et meil ei ole võimalik kohe nagu teha muudatusi, me peame vaikselt tooma, et kui ma räägu, kuule, ma lähen kell 12 magama, okei, hakkame 15 minutit paremaks. Ja mida sa enne teed seda? Aga räägime korra läbi veel need, mis need õhturutiinid võiks olla, ehk siis seda nimetatakse tänapäeval ka unehügieen. Jah, unehügieen. Kindlasti see valgus hästi suur mõjuta, et mina olen ka üksi ja ma panen punaseks oma keskkonna suht. Ehk siis punaste laterite tänav tekib mul õhtul. Aga valgus selle koha pealt, et kui me olimegi vaata väiksena selle koduantila ajastul, oligi meil hõõgpirnil ei olnud seda sinakat valgust sees. Siis tänapäeval lastel nagu see on nagu hästi oluline mõista lapsevanemad, ehk siis laste toas võib olla ka energiasäästlik LED tuli laes voodi kohal. Ja siis lapsevanem loeb siis muinasuttu ja laps vaatab seda suurt eredat tuld. Ja siis pärast, kui me lõpetab ära, paneb tule kustu ja siis laps jääb und ootama, sest keha ei ole saanud melatoniini korralikult toota, sest sellel 10 000 aastat tagasi ei olnud sellist tuld olemas meil. Et siis see valgus on hästi suur osa ja sinule, kui sa oled scrollid telefonis, siis telefoni võimalik mustvalgeks panna. Sa saad scrollida edasi, siis mina koolides, see on nagu esimene soovitus, vaat me ei saa keelata digiajastul. Meil ei kao nüüd telefonid ära, aga kuidas seda telefoni saaks ohutumaks muuta, on mustvalge. Esimesed telekad oli mustvalged ja see muudab ajul igavamaks. Ma just tahtsin öelda, see mulle meeldib, ma olen telefoni ära. Ja ongi, sa oled natukene, et mul on Androidil on see pluss, et sa saad automaatselt, et mul läheb tund aega magamenekut mustvalgeks. iPhone'il on see, et... Hea nipp, pange kõrvad. Kas need prillid on ju ka sinise osad, mis need on sinise ekraani prillid, eks ole, et valgus läheb nagu kollasemaks? Et kui ma panen need prillid ette, osad, ma olen näinud, ongi siuksed need prillid kollased, et need peaks ka töötama. Ma müün isegi, mul on oranžid ja kollased, et ma ise nagu olen kasutanud üle 5 aastane oranžid prillid, ehk siis tavapärased läbipaistvad, nemad blokeerivad 50%. Ehk 100% peab olema 500 nanomeetrit ja oranž klaas ongi see, mis filteerib täiesti välja, ehk siis see on nagu biohäkk. Ja et mina siis ka kasutan neid, kui ma olen näiteks arvutis. Aga need paned õhtul või? Õhtul jah. Ja oranži klaasiga on niimoodi, et ütleme, et kui ma üksteise magama, siis kui ma olen arvutis kell 9, panen pähe 9. Et siis see on ka nagu selline, seda väga vähe teatakse, ma ainukesena Eestis müün ka neid oranži klaasiga, et seda haridust peaks nagu rohkem tegema. Ma ei ole nii palju turundust nagu sellele teinud niimoodi. Aga ma olen nii palju nagu näinud, ma alati küsin tagasi, et uneärevust on vähem. Eks inimesed, kes teevadki arvutustööd, paned arvuti kinni ära, läheb voodisse, see on siuke nagu kerge nagu ärevus on vaata sellest ülestimuleeritud, siis tegelikult meie aju ei ole harjunud olema nii tugevas valguses, et hommikul me oleme ekraanidest alates kella 8 kuni kella 12, siis tegelikult meie silm ei ole harjunud. Ja mis juhtub silmaga? Silm kuivaks, sügelema hakkab, võib-olla tunnete ja see ongi ekraanidest. Ja kui me võtame selle sinise valguse maha, siis seda ei ole nagu tegelikult. Kas seda on võimalik ka nagu ümber pöörata, et kui see vahepeal tekib, et see silmade selline kuivus või sügelemine, et kui sa nüüd muudad midagi, et kas selles mõttes see taastub uuesti? Jaa, ütleme, kui mina hakkasin prilli kasutama, siis minul ei ole sükst asja olnud. Ja varem nagu on olnud niimoodi, et ma olen voodiseks ja hakkad sügelema kuidagi nagu siuke ebamugavustunne, aga seda enam ei ole, nagu ma niimoodi olen selle valgusele pööranud tähelepanu just, et ja võib-olla need prille. Aga mis veel võiks olla need rutiinid siis, et see valgus... ekraani, valgust, prillid? Ma kasutan viimasel ajal siis akupunktuurmatti, ehk siis jälle keha jaoks, ehk siis ma olen taustalt massöör ka olnud, et minu jaoks lihashooldus on hästi oluline. Kui keha on pinges, ehk siis on hästi ebamugav. Kuum dušš kindlasti aitab ka lõõgastuda, aga akupunktuur nõelaravi ka, matteks nõelamatt öeldakse, siis näiteks seal lamada natuke peale ja see on nagu huvitav, et vaata meil tekib nagu siuke pinge, aga kui meil nagu pinge kehas ära, siis tekib lõõgastus. Ehk siis selle akupunktuurmatil on siuke omamoodi efekt kehale, et nagu magneesiumgi tekitab kehas lõõgastus. Ta nagu otseselt ei aita und, ta tekitab kehas lõõgastust. Ja siis on see, et kuidas me saame keha lõõgastada, et kui keha lõõgastunud, lõõgastub ka aju mingil määral. Et siis siuke natuke lamada võib-olla seljaga peal, et eriti selga on alati pinges meil rohkem. Et siis see on siuke nagu huvitav häkk, jälle maksab mingi 10-15 eurot. Luua lihtsalt harjutus, kus oledki seal voodis, scrollid võib-olla mustvalget telefoni, võib-olla see nõelamatt võiks olla selja peal ja lõpuks paned selle valgemüra seadme siis tööle ka veel.
ideaalne kombo kokku, jah. Ja pluss veel hingad ka siis. Jah, hingamine täpselt ka veel. Ma ise ka kuidagi vahepeal, kui ma loen raamatut, siis ma ka nagu, et ma nagu ei mõtle mingit hingamismustri peale, ma lihtsalt nagu teen sügavalt hingan niimoodi, et me teinekord ka unustame hingamise ära, et see on ka, et kõik stress, kõik see ärritus on seotud sellega, me närvisüsteem ärritub. Kui me hakkame kõrvalt nagu seda teadlikku hingamist tegema, me närvisüsteem rahuneb. Et ennast nagu tähele panna, ma arvan, see on nagu selle ajastu üks kõige parem on nagu võimalusi nagu elada õnnelikumalt. Ja kui nüüd öösel ikkagi üles ärgata, et me tundub, et vanemad inimesed hakkavad varakult üles ärkama. Vähemalt niimoodi ma olen nagu vaadanud, et vanaemad ja emad, eks ju, et meie ju veel magame kaua. Ehk siis oleme noored, aga ma mõtlengi, et kui hakkavad juhtuma nüüd need asjad, et ükskõik, kas ta on siis igapäevane või siis mingist asjast tingituna, et mis ma siis tegema peaks? Ma saan aru, et ma võiks katsetada siis seda hingamist näiteks, on ju? No, füüsiline tegevus kindlasti päeval on ju hea retsept. Aga mis ma öösel teen, kui ma üles ärkan? Öösel. Voodist välja minna, et mida ma olen ka ise teinekord on olnud, et mine voodist välja, diivanile kas või, ole seal, et on ka olnud sellised olukorrad, et siis vii ennast välja ja ära seal vähkle, et seda ka soovitatakse, et kui sa oled voodisse läinud, und ei tule 15 minutit, siis ka mine välja voodist, eks. Ja siis ma olen nagu läinud rullima, ma nagu üks asi nõelravi, see akupunktuurmatt, mul on nagu rull, et ma lähen rullin lihaseid veel, et kuidagi tekitada kehas seda lõõgastust, et see on selline asi. Ja ühe äkki ma olen väga teinud, et kui ma juhuslikult ei ole trennis käinud ja õhtul duši all teinekord ei käi, et ma olen nagu seda tajunud, et kui ma käin kuuma duši all näiteks mingi pool tundi või tund aega enne magamaminekut, siis kuidagi see kehatemperatuur kõigub rohkem mul öösel, et ma kuumenen hästi kiiresti üle keha mul, et ma magan põhimõtteliselt 2 tekikotiga, et ma ei saa paksu tekiga magada, muidu märkan öösel üles, et temperatuur on ka hästi oluline, eks. Aga ma olen teinekord pead lasknud sooja vee alla. Ehk siis kuidagi nagu aju nagu rahustad niimoodi, et ma olen voodis, ma ei jää magama, siis ma olen kiilakas ka, eks mul ei ole juuksed võimalik märjaks teha. Et siis ma lasen kuuma vee alla, korraks pea, siis tekib ka nagu siuke nagu mõnus, siuke rahunemine. Et mitte ei tule lihtsalt üles ja hakka oma päevaga pihta, et mõtled, et uni ongi läinud, et kui ma nüüd tõusen see kell 5 üles, mida ma tavaliselt ei tee, siis on ilmselt juba järgmise päeva mingi rütm on ka sassis. Ja? No mul on see, et mul on ka praegu selline periood, kus mul oli varem ja ma ärkasin kell 3 üles, korra läksin vetsu. Nüüd on nagu selline periood, et ma ärkan kell 5 üles. Mul on viimased tööd olnud see, ma ärkan kell 5 üles, siis ma vegeteerin või magan nagu, aga ma vähklen hästi palju kuni kella mingi 6:30, 7, siis ma ärkan nagu üles, ajan ennast üles. Et aga ma kunagi nagu ma tean seda, kui ma ärkan kell 5 üles, ma lihtsalt tunnen, et see aju ei tööta nii hästi mul. Et ma nagu sellepärast võiks nagu varem ärgata üles, kohe arvutisse minna. Ja mul on see, et ma ei taha nagu enne 8 nagu arvutist nagu tegema hakata, ehk mu silmad pole üles ärganud, et ma nagu tajun seda, et ma ei taha nagu minna sellepärast, et kui ma liiga varakult hakkan nagu seda valgust juba panema, siis võib-olla päeva lõpuks on natuke raskem, kui mul kell 8 õhtuni välja. Et ma hästi palju arvutist tööd teen. Et seda nagu olen tähele pannud, ma kuidagi ei taha arvutisse minna enne 8 hommikul. Mina sinu jutust ühe sellise suure soovitusena, mida sa võib-olla otse ei toonud välja, aga mida ma nagu julgeks soovitada, võiks olla see, et kui inimene siis märkab, et ta nagu regulaarselt ei maga, siis et üks soovitus võiks olla see, et ta võiks hakata oma nende juurpõhjustega tegelema ja siis nagu üldse võtame selle, et jätame selle unega tegelemise korraks ära, et otsiks nagu hoopis abi siis oma põhjusele või sellele närvisüsteemi keskendaks oma fookuse sinna näiteks, mitte ainult ei elaks edasi oma mullis ja tegeleks selle unega, tegelikult ei tegele siis selle põhjusele. Väga hea point ja ma resoneerun sellega, et täpselt me nagu tahame, mida ma võtma pean, et magada, aga tegelikult ongi see, kõik hakkab see närvisüsteemis peale, nagu sa ütlesidki, et me ei saa selle vastu kuidagi vahepeal, aga me peame nagu mõistma seda, et kuidas seda reguleerida, ongi mingi praktika, et vabastav hingamine on siuke hästi hea lahendus, mis aitab närvisüsteemist tuua välja mingi kihte. Et ma olen nagu erinevad teraapiaid, konstellatsioon on nagu natuke liiga selline, ta nagu huuteadus öeldakse, aga ta nagu liiga nagu siuke väga ränk probleemile otsa vaatamine. Aga närvisüsteem on väga tark. Närvisüsteem nagu laseb lahti seda, milleks ta valmis laskma ja vabastav
hingamine või mingi sisemise lapse töö tegelikult aitab nagu tuua nagu välja mingid kihid, et me saaksime nagu elus üleüldises mõttes nagu rahuneda. Et üks asi on uni, aga kogu see 16 tundi me üleval, et kui ellujäämisrežiimis me kogu aeg töötame seal. Ja nüüd, kui me hakkame nagu sellele rohkem otsa vaatama, siis tegelikult see õhtune nagu lõpuks läheb paika. Aga kindlasti jah, need rutiinid, eks siis tegelikult mingi äratuskell annab teada, ma ei tea, pool või 45 minutit, okei. Nüüd hakkab see soendus, nagu spordiski on soendus. Ma ei saa kohe minna 100%, umbes, et nagu ongi sa, mingi me ka vaatad teleka ära, eks, või noh, kõik oleme mingi mängid arvutimängud noored ja selle poodisse, siis peab magama jääma, et sa ei jää magama, vaata. Ja telekaga võib ka olla see, et sa vaatad ära, sa lähed magama, aga sa tegelikult ei ole, see närvisüsteem, su keha ei ole valmis magama jääma kohe. Mõnele muidugi ongi uinutav ja muidugi on siuksed olukorrad, ma tean, et vaatab suurest toas telekat, paneb kinni ära voodisse, teleka taga juba magas, aga voodisse enam und ei tule, vaata. Aga see nagu jälle näitab, et noh, kuidagi need harjumused ei ole need soosivad, et sa pead nagu muutma seda lõpuks. Või siis jah, tuled töölt koju ja vaatad, ma ei tea ka, sööd kõhu täis, vaatad telekast mingi asja ära ja siis samal ajal teed väikse tudu seal 7-8 ajal, siis ärkad üles, lähed kas või hambaid pesema ja kõik lõpsust uni läinud. Teine asi, jälle see, et mina nagu räägin nagu jälle individuaali põhjas, et ma olen nagu üksinda, mul ei ole lapsi, aga vaata peres ka sina toitumisterapeut, sa tead, et kui oluline on, kui me nõustame, siis tegelikult me ei nõusta toitumise, me psühholoogid oleme, eks. Et see kas sul on kõrval nagu toetav inimene, kes nagu ka aitab, et need harjumused saaksid paika, et see keskkond on ka nagu inimeste puhul on nüüd, ütlegi, vaat sul on keskkond hästi suur mõjutaja, et siis ka, et kuidas siis leida nagu selles keskkonnas, et perega koos siis teeme nagu mingit davai, et võtame tuled alla, mingid rutiinid luua nagu, et just nagu lastele tekitada, sest ma arvan, et kõige suuremad uneprobleemid ongi lapsed lõpuks tänapäeval. Et kui lapsevanemad saavad toetada, aga need ärevused, uneprobleemid, see probleem läheb suuremaks, kui osata nagu teadlikumalt läheneda nendele harjumustele perekeskus. Siit kindlasti me saame ainult soovitada seda, et tegeleda oma siis selle unega, kui on see probleemne, kui sa tajud ära, aga kas sina teed ise nagu personaalseid nõustamisi ka? Ei tee. Ma koolitused ettevõtetes ja gruppidele, et see nagu mu fookus, Kere Verik lubaks mulle nõustada üldse. Et jah, see on nagu minu, jah, et see koolitused on minu teema. Okei, et siis meil on olemas ikkagi sellised spetsialiste, kelle poole inimene saab pöörduda, et täna kindlasti personaalselt, et inimene võib-olla tahabki nüüd tegeleda sellega, et saab aru. Sest on ka unekliinikuid ja selliseid ettevõtteid, kes aitavad hästi personaalselt ja nagu teaduspõhiselt erinevate testide, uuringute, asjadega, et vaatavad hästi põhjalikult otsa, aga siukeste väiksematega saab alustada, väiksemate sammudega saab alustada ju iseseisvalt kodus, sellest, mis Timo juba täna rääkis läbi, et paneme kõik need alguses praktikasse ja mina alati ütlen ka, et kõigepealt alustada iseendast siis nagu toidulaud korda, eks enne kui me hakkame suuri lisasid juurde ja kahmama, eks ole, et siis praegu ka vaata, et sa oled mõlemad teadlikud, aga ma tein sulle praegu väga huvitava nagu tööriista mõtted ja võib-olla sul nagu see üks tööriist, see võib-olla Valgimõra seade juba lahendab ära selle olukorra, et ja ei olegi suurt vaja, vaata. Ja ma täitsa usun, ma kindlasti katsetan, sest tegelikult uni ei ole olnud minu probleem kunagi. Täna ma arvan, et see tuli vanusega siiski, et ma hakkasin nagu selle peale rohkem mõtlema. Ma arvan, sest et ma ei tea kunagi, et mul oleks mingitki probleemi olnud, mis ei tähenda, et mul ei olnud. Ma lihtsalt ei teadnud seda. Et mina ka julgustan kõiki tegelema siis sellega või läbi mõtlema, et võib-olla see on üks suur võti selleks, et sul kõik päevased tegevused saaksid nagu väga hästi lendama, et võib-olla kui sa ei teagi, et sa magad kehvasti näiteks, et natukene nagu fookust sinna poole panema, et sellega see oleks minu mõte täna. Ja ühel hetkel jõuab kätte selline vanus, kus me saame aru, et hea uni on alati parem kui ükskõik kui vägev pidu.
jah. et kui see tead-. mis vanusest Triinu see tuleb, ma veel nii ei mõtle, aga mis vanusest see hakkab? aga noh, ütleme neid perioode jääb vähemaks, eks see oleneb, kui vägevad peod eelnevalt on olnud. Igal juhul tõmbame täna otsad kokku. Suur tänu, Timo, sulle laheda, õpetliku, palju taipamisi täis jutuajamise eest. Ja, aga mina sain väga palju endale, aitäh sulle, ma kindlasti katsetan. Saan äkki midagi jagada. Just, võtame üks päev kokku. Ja. Aitäh, Timo. Aitäh. No Riinu, mis me nüüd teada saime? Väga äge pikk vestlus ja väga palju teadmisi. Et mis sina täna endaga kaasa võtad? Ma arvan, et siin oligi see, et saab, kui on uneteemad ja uneprobleemid. Mina võin igast tasandist magada, kui mul uni on, et mind ei häiri, kas käib pidu ja trall või ma lülitan ennast välja, aga see on mul ka tegelikult õpitud situatsioon, et ennast välja lülitada müra sees. Ja kui muud ei ole midagi teha, ühtegi abivahendit sul ei ole ja sa ikkagi oled nagu nii surmväsinud või ületöötanud, siis hingamine on sul alati kaasas. Jah, seda peab kindlasti harjutama, et mul ei ole sellist rutiini kunagi olnud, et ma sellega tegeleks. Aga sul on hingamine igapäevane vahend, mida sa teed, eks ole, et sa seda ilma selleta ei saa ja võtadki kas või selle ruuduharjutuse, et 4 sisse, kas see 4 on maagiline number või 4 sisse, 4 välja? Mitte 4 sisse, jah, 4 sisse, 4 paus, hoiad hinge kinni, 4 välja ja 4 loed 4-ni ja siis veel üks paus, eks sul tekib siuke ruudu hingamine. Et kui muud ei oska, siis kas või seda siis harjutada. Mina võtsin kindlasti kaasa just selle suurema mõtte, et see on valdkond, millega tuleks kindlasti tegeleda. Et jah, et soovitan ka kõikidele kuulajatele, et kui sa näed mingiski oma une aspektis, et see võib-olla ei ole päris see, mis me siin täna rääkisime või kuidas see uni võiks olla, et siis lihtsalt hakata vaikselt tegelema sellega või kui sa märkad, et need rutiinid, et sa oledki scrollija enne magaminekut, siis lihtsalt püüa ennast sellest vabastada, isegi kui sa ei taju veel selle tagajärgi. Aga ilmselt see mõjutab väga palju siis meie muid tegevusi, meie päevaseid asju. Nii et mina kindlasti hakkan katsetama, mul on millega katsetada, ma olen pinnapealse unega ja nagu ma ütlesin ka mitu nädalat juba, tegelikult mitu kuud juba tunnen, et ma ei maga väga hästi. Nii et olen väga tänulik tänase saate eest. Hästi, ja. Minul on üks asi veel, mida me küll täna ei rääkinud, aga tuleb ka selle scrollimisega kaasa, et kui ma lähen magamistuppa, siis magamistuppa telefon ei tule kaasa. Kuid mul magamistoas ei ole ühtegi muud kella, et mida ma siis vaatan, kui ma üles ärkan, et kas ma olen kaua maganud või ma olen vähem maganud. Et kui on ka kuulajatel mõni hea idee, milline kell võiks olla magamistoas, mis ei pea äratama, aga võiks ka äratada ja mis ei tiksu kõva häälega, eks, et ma saaks siis oma selle sinise ekraani ikkagi elutuppa jätta üheseks. Kui sina saad, hea kuulaja, siis võtta sellest Riinu soovitusest kindlasti ka kaasa, et magamistuva ilma telefonita. Ja telekata. Ja telekata. Siis magamistuba on ainult nendeks tegevusteks, mis toimuvad tegijal. Ja oli väga tore päev. Ja igal juhul andke meile märku tagasisidet, kuidas teie unehügieen, unerutiinid äkki on. Mõni hea nipp. Äkki tuleb veel mõni hea nipp, mida me täna siin ei rääkinudki ja meil siis Facebooki, Instagrami kommentaaridesse või siis meilile. Ja, aga siis järgmiste kordadeni. Järgmiste kordadeni. Head aega. Head aega.